Tehisintellektist on saanud üks suurimaid aruteluteemasid maailmas, eriti Ameerika Ühendriikides. Aga peaaegu keegi ei räägi sellest, mis on tegelik hind ühe tehisintellekti loodud pildi või vestluse taga. Iga treenitav mudel kulutab nii palju elektrit, et Ameerika elektrivõrk ei olnud kunagi loodud seda koormust taluma. Ja nüüd nõudlus plahvatab. Ameerika Ühendriigid vajavad rohkem elektrit kui kunagi varem ning see peab olema usaldusväärne, puhas ja püsiv. Iga osariik Ameerikas püüab seda probleemi lahendada. Kuid üks osariik võib-olla on selle juba lahendanud. See maksis lihtsalt $35 miljardit ja 5 peaaegu pankroti ettevõtte, kes selle ehitas. Tänapäeval tarbivad uusimad tehisintellekti rajatised kuni 1000 megavatti, mis on piisav väikese linna varustamiseks energiaga ja see on vaid üks hoone. Praegu on Ameerika Ühendriikides laiali 10 selliseid tehisintellekti kampuseid ning veelgi suuremad on juba ehitamisel. Aastaks 2030 prognoosib Energeetikaministeerium, et andmekeskused tarbivad 17% kogu Ameerika Ühendriikides toodetud elektrist. See on üsna lihtne. Elektrivõrk ei ole selleks loodud. Tehisintellekti majanduse jaoks on kõige olulisem pidevalt toimiv elektrivarustus. Ja nad teevad kõik, et seda saada. 2024 aastal sõlmis Microsoft 20-aastase lepingu Constellation Energyga, et taaskäivitada Three Mile Islandi esimene energiablokk. Amazon hakkas ostma terveid elektrijaamu. Meta hakkas otse reaktorite arendajatele maksma. Google liitus nendega. Need on mõned maailma rikkaimad ettevõtted, kuid isegi nemad ei saa piisavalt kiiresti vajalikku elektrit. Selle peale on pandud väga palju raha. Hüperskaalal tehnoloogiakulutused ületavad 2026 aastaks $600 miljardit ja iga selle dollari väärtus kaob, kui pole pistikut, mis vajadusel elektrit annaks. Üks osariik oli aga kõik juba välja mõelnud. Georgia käivitas 2023 ja 2024 aastal Vogtli jaamas 2 tuumareaktorit, muutes sellest suurima tuumaelektrijaama Ameerika Ühendriikides. Üks ainus jaam, mis on piisavalt võimas, et varustada miljoneid kodusid katkematult, süsinikuvabalt ja ehitatud töötama. 60–80 aastat järjest ilma pausita. Just sellist elektrisüsteemi otsib tehisintellekti majandus nüüd meeleheitlikult. Ja praegu on Georgia ainus koht riigis, kus seda tegelikult tehakse. Aga sinna jõudmine ei olnud kunagi tegelikult inseneritöö küsimus. See oli seotud kõigega, mis muutis uue tuumaenergia aastakümneteks sisuliselt võimatuks. Et mõista, miks Georgia on üks väheseid kohti Ameerikas, kus see on endiselt võimalik, pead sa minema tagasi aega, mil riik unustas, kuidas tuumaelektrijaamu ehitada. Three Mile Island ei tapnud Ameerika tuumaenergiat, aga mattis selle paberimajanduse alla. Pärast 1979 aasta sulamist jäi iga uus reaktor nii ränga lubade taotlemise protsessi lõksu, et ainuüksi ehituse alustamiseks võis kuluda aastaid. Siis muutis Tšornobõli katastroof selle poliitiliseks. Avalik toetus kadus, kommunaalteenuste pakkujad loobusid ja tuumaenergia areng peatus. Maagaasist sai väljapääs. Kildagaasi buumi tõttu ujutati USA üle odava kütusega ning gaasijaamu sai ehitada vähem kui 2 aastaga, mitte 10. Tuumaenergia polnud sel hetkel mitte ainult aeglane, vaid see oli ka kõige halvem rahaline panus, mida energias teha sai. Tehased, mis kunagi tootsid reaktori surveannumaid, suleti. Insenerid, kes oskasid sulgeda kaitsekupleid, lahkusid tööstusest. Ameerika ei lõpetanud ainult reaktorite ehitamist, vaid kaotas ka oskused neid ehitada. Terve põlvkonna jooksul ei lõpetanud USA ühtegi uut reaktorit. Iga osariik, mis üritas tuumaenergiat tagasi tuua, sattus sama probleemi otsa. Lõuna-Carolina proovis. Florida kaalus seda mõtet põgusalt. Tennessee jõeoruamet uuris üht kohta teise järel. Iga kord kasvasid kulud 2-kordseks, siis 3-kordseks. Ameerika pidi uuesti õppima oskuse, mille ta oli 30 aastaga unustanud. Georgia päris kõik need probleemid, kui alustas Vogtli ehitust 2009 aastal. Miks siis Ameerika pani oma tuumaenergia tulevikku just Georgia peale mängu? Sest keegi pidi maksma selle eest, et õpitaks uuesti nullist reaktorit ehitama tänapäevaste reeglite järgi, tööjõuga, mida peaaegu enam ei olnudki. Georgia Vogtli 3. ja 4. blokk ei tooda mitte ainult tohutul hulgal elektrit, vaid esindavad täiesti uut põlvkonda tuumareaktoreid. 1970 ja 80. aastatel ehitatud vanemad reaktorid sõltusid tugevalt pumpadest ja varusüsteemidest, et hoida reaktori südamikku hädaolukorras jahedana. Uus AP1000 reaktor loodi palju hirmutavama küsimuse ümber. Mis juhtub, kui kõik ebaõnnestub?
täielik elektrikatkestus. Sellises olukorras on operaatoritel vaid minuteid, et süsteemid uuesti tööle saada. Just see õudusunenägu põhjustas Fukushima õnnetuse. Kui jaam kaotas välise elektri, siis jahutussüsteemid lakkasid töötamast ja mõne päevaga 3 reaktoris toimus südamiku sulamine. AP1000 ehitati nii, et selline stsenaarium ei saaks teoreetiliselt juhtuda. Hiiglaslik veepaak asub reaktori kohal ja hoiab sadu tuhandeid galloneid vett. Kui kõik muu lakkab töötamast, avaneb süsteem automaatselt ja gravitatsioon võtab üle. Vesi ujutab tuuma üle ilma elektri või pumpadeta. Kui kuumus tõuseb, tabab aur terasest kaitsekesta sisepinda, jahtub, kondenseerub ja langeb uuesti alla. See loob iseseisva jahutustsükli, mida juhib täielikult füüsika. Miski ei pea sisse lülituma, sest süsteem on loodud töötama nii, et miski ei pea üldse sisse lülituma. See üks omadus eemaldas tuhanded ventiilid, pumbad ja kilomeetrite viisi kaableid, mida vanemad reaktorid vajasid. See jaam koosnes umbes pooltest võrreldava vanema reaktori osadest. See võtab vähem ruumi. Seda saab tehases tükkidena ehitada ja siis koha peal kokku panna. Teoorias pidi see kõik tegema AP1000 odavamaks ja kiiremini ehitatavaks kui ükski eelnev reaktor. Tegelikus elus töötab 3. plokk üle 96% oma maksimaalsest võimsusest, mis tähendab, et see toodab elektrit peaaegu pidevalt. Täiesti uue reaktori kohta on see muljetavaldav. Enamik uusi jaamu veedab aastaid rikete, seiskamiste ja ootamatute probleemidega tegeledes. Vogtle läks käiku ja jätkas lihtsalt tööd. Ja kommunaalettevõtete jaoks on see järjepidevus kõige olulisem. Kui reaktor suudab ööpäeva ringselt katkestusteta elektrit toota, saavad ettevõtted selle ümber kindlalt pikaajalisi lepinguid sõlmida. 2026 aasta aprillis palus Westinghouse AP1000 reaktori disainil olnud ettevõte tuumaenergia reguleerimiskomisjonil muuta Vogtle 4 plokk Ameerika tuumaenergia tuleviku eeskujuks. Iga uus AP1000 litsents, ehitusprojekt ja plaan tugineks sellele, mis ehitati Georgias ja see on oluline. Praegu töötab kogu maailmas vaid 6 AP1000 reaktorit. Kogu läänemaailmas on ainult 2 reaktorit Georgias. See, mis seal järgmise 10 jooksul juhtub, võib otsustada, kas Ameerika ehitab uue põlvkonna tuumajaamu või ei proovi enam kunagi. Aga ka selleni jõudmine polnud lihtne. Esialgne eelarve oli umbes $14 miljardit. Lõplik summa, kui kõik tabelid olid kokku löödud, ulatus $36,8 miljardi. Project Hiline 7 aastat ja ületas eelarvet umbes $21 miljardi. Tavalise loogika järgi oleks see projekt pidanud vähemalt 3 korda lõpetatud saama. Esimene peaaegu lõppenud hetk saabus 2017 aasta märtsis, kui Westinghouse esitas poole ehituse pealt pankrotiavalduse. See oli sõlminud fikseeritud hinnaga lepingud, mida tegelikult keegi täita ei suutnud, sest töö oli raskem, kui keegi tunnistas. Ettevõte varises kokku oma enda lubaduste raskuse all. Selle emafirma Toshiba kandis $9 miljardi suuruse kahjumi ja lahkus Ameerika tuumaenergeetika ärist. Georgia Poweril ja Southern Companyl polnud enam töövõtjat. Neil oli pooleli tuumajaam, tuhanded töötajad objektil ja mitte kedagi, kes neid juhiks. Osariik oleks võinud projekti sulgeda. Selle asemel võttis Southern Nuclear projekti juhtimise üle ja tõi kohale Bechteli, sama firma, mis ehitas 1980-ndatel algset Vogtli esimese ja teise ploki, et juhtida igapäevast ehitustööd. Kulude ületamine ei olnud seotud ainult pankrotiga. Lubatud tehases valmistatud detailide süsteem, kus reaktori osi pidi valmistatama mujal ja pohale tooma, kukkus peaaegu kohe läbi. Töötajad pidid osi koha peal uuesti üles ehitama, mis nullis kogu selle rahasäästmise idee, mis oli projekti disaini taga. Lisaks sellele kulutas projekt ära ka selle vähese Ameerika tuumaenergia tööjõu, mis veel alles oli. Elektrijaam oli sunnitud jooksvalt välja koolitama peaaegu 13 000 tehnikut. See koolitusarv räägib tegeliku loo. Ameerika ei ehitanud Georgiasse lihtsalt elektrijaama, vaid ta ehitas ka selle ümber uue tööjõu üles. Berki maakond pidi looma kutseõppeprogrammi tervele põlvkonnale töötajatele, kes polnud kunagi varem näinudki reaktori ehitamist. Kohalikud keevitajad pidid saama tuumataseme sertifikaadid. Inseneerifirmad tõid töötajaid kohale Tennessee'st, Lõuna-Carolinast ja Floridast, et tempoga kaasas käia. Rohkem kui 30% Vogtli töötajatest olid sõjaväeveteranid, kellest paljud tulid otse mereväe tuumaprogrammist, mis oli jätkuvalt ehitanud allveelaevade ja lennukikandjate reaktoreid. Igaüks neist töötajatest kannab nüüd seda väljaõpet edasi järgmisse reaktorisse, mida Ameerika üritab ehitada. Ükskõik kuhu seega ei satuks.
enne kui Vogtle'i laiendus algas, oli Burke'i maakond üks vaesemaid maakondi Georgias. Töötuse määr oli suurem kui osariigi keskmine suurema osa 2000-ndatest. See kõik muutus. Ehitusperioodi tipul oli Vogtle maakonnas suurim eraettevõttes tööandja ja seda suure edumaaga. Burke'i maakonna kinnisvaramaksu laekumine kasvas märkimisväärselt, kui ehitusinfrastruktuur, tööliste elamud ja toetavad ettevõtted projektiga kaasa tulid. Vohtles väljaõppe saanud 13 000 töötajat rajasid endale karjääri, mida Burke'i maakonnas ilma selle projektita poleks olnud. Siis saabusid arved. Georgia Power kandis kulud oma klientidele edasi mehhanismi kaudu, mida nimetatakse pooleliolevaks ehitustööks, mis tähendabki täpselt seda, mida nimi ütleb. Kliendid maksavad jaama eest enne, kui see toodab kas või 1 vati. Igakuised kodutarbijate arved tõusid, kui 3. plokk 2023 aastal tööle hakkas ja tõusid veelgi, kui järgnes 4. plokk. Aasta jooksul tõusis tüüpiline arve umbes 10%. Georgia Avalike Teenuste Komisjon, valitud organ, mis reguleerib kommunaalteenuseid, kiitis heaks peaaegu $7,5 miljardit ulatuses ehituskulusid, mis kantakse otse klientidele. Ülejäänu katavad aktsionärid. Sama suurusega maagaasijaam oleks maksnud umbes 10% sellest summast. Päikeseenergia oleks olnud veelgi odavam. Nende numbrite põhjal oleks tark otsus olnud projektist loobuda. Avaliku teenistuse komisjon leidis samuti, et Georgia Power esitas regulaatoritele aastate jooksul korduvalt ebatäpseid hinnanguid kulude kohta, mis muutsid projekti näiliselt elujõulisemaks, kui see tegelikult oli. Ausad numbrid oleksid selle projekti maapõhja matnud. Kriitika polnud teoreetiline. Regulaatorid vaidlesid projekti üle. Seda hoiti elus prognoosidega, mis enam tegelikkusega ei kattunud. Kas Vogtle oli siis halva juhtimise katastroof? Või oli see vältimatu hind selle eest, et tuli uuesti õppida ehitama midagi, millest riik oli loobunud? See on natuke mõlemat. Halb juhtimine on dokumenteeritud, kuid sama on ka suurem reaalsus, et Ameerika üritas taaskäivitada tööstusharu, millest oli sisuliselt loobunud. Iga taaskäivitamine pidi alati hõlmama kulusid, mida esialgsed hinnangud ei suutnud ette näha. Riigil oli vaja valmis reaktorit ja keegi pidi selle õppetunni eest maksma. Georgia maksis selle arve. Sellepärast panustab Ameerika kogu jõuga Georgiale. Kõik teised osariigid vaatasid arvet ja ütlesid ei. Georgia ütles jah, hoolimata kõigist kaebustest. Ja kui reaktorid tööle hakkasid, liikus vestlus küsimuselt, mis see maksis, hoopis sellele, mida see võimalikuks teeb. Vogtle jaam on kõige kallim elektriprojekt, mis kunagi läänepoolkeral valmis on saanud. Kuid see projekt tegi midagi, mida ükski tabel ei suuda täielikult mõõta. See tõestas, et Ameerika Ühendriigid suudavad ikkagi suure tuumareaktori valmis ehitada. $36,8 miljardit ostis 2 reaktorit, aga see taastas ka tarneahelad, koolitas tööjõudu ja lõi toimiva eeskuju, millele tulevased projektid saavad nüüd tugineda, selle asemel, et kõike nullist leiutada. Suurte tuumaehitiste rajamine on enamikus maailmas raskustes olnud. Georgia osariigist sai üks väheseid kohti, kus projekt viidi tegelikult lõpuni. Parim viis näha, mida Georgia tegelikult tegi, on vaadata osariiki, mis alustas sama projektiga, kuid tegelikult andis alla. Umbes 200 miili Vogtle jaamast ida pool, Broad Riveri kaldal Jenkinsville'i lähedal Lõuna-Carolinas asub betoonist auk. See on kõik, mis on järele jäänud VC Summeri 2. ja 3. ploki ehitusest. Lõuna-Carolina investeeris sinna umbes $9 miljardit, enne kui 2017 aasta juulis projektile kriips peale tõmmati. Seda projekti vedanud ettevõtted Scana ja riigile kuuluv Santee Cooper tühistasid projekti vaid mõni kuu pärast Westinghouse'i kokkuvarisemist. Reaktoreid ei viidud kunagi lõpuni ja objekt jäeti maha. Töövõtja oli sama, reaktori disain oli sama. Pankrot tabas mõlemad projekti samal päeval. Mis siis oli Gruusias teistmoodi? Georgia Power teenindab umbes 2,7 miljonit klienti. Scana Lõuna-Carolina Electric and Gas teenindas umbes 700 000 klienti. Jagas sama mitme miljardi dollari suuruse arve 4 korra rohkemate tarbijate vahel ning majapidamise kohta muutus koormus poliitiliselt talutavaks, mitte hukatuslikuks. Teine erinevus seisnes selles, kuidas reeglid olid kirjutatud. Georgia Poweril on lubatud klientidel tagasi saada ausad ehituskulud süsteemi alusel, kus avaliku teenuse komisjonil on peaaegu täielik otsustusõigus. Lõuna-Carolinas oli paberil sarnane süsteem, kuid nende reeglid selle kohta, kui palju võis klientidelt küsida, olid rangemad. Kui Westinghouse Lagunas ei olnud Lõuna-Carolina regulaatoritel poliitilist tuge, et edasi liikuda. Kolmas erinevus oli selles, kellele tehas kuulus. Vogtle kuulub ühiselt 4 üksusele.
Georgia Poweril on suurim osalus, 45,7%. Ülejäänu jaguneb Oglethorpe Poweri, Meg Poweri ja Daltoni linna vahel. See struktuur jagas rahalise koormuse maapiirkondade ühistute, munitsipaaldettevõtete ja ühe suure eraomanduses oleva ettevõtte vahel. Seega ei kandnud ükski osapool kogu riski. DC Summer oli sisuliselt 2 ettevõtte projekt ja üks neist kuulus riigile. See muutis iga kulude ületamise poliitiliseks võitluseks. Siis on teil kõige olulisem erinevus. Georgia oli juba 1980-ndatel ehitanud 2 reaktorit Vogtli jaamas. Asukohal olid load olemas, litsentsid olemas ja ühendus elektrivõrguga olemas. See oli olemasoleva ala laiendus. DC Summer oli palju lähemal uue ala rajamisele, töötades kohas, kus oli vaid üks vanem reaktor. Aga tuleb arvestada ka raskemini mõõdetava teguriga, poliitilise närviga kriisihetkel. Kui Westinghouse 2017 aasta märtsis kokku kukkus, olid mõlemad osariigid sunnitud paari nädala jooksul korraldama erakorralisi kuulamisi. Lõuna-Carolina poliitikud, nähes vähem kliente ja valjamaid kaebusi, otsustasid projekti tühistada. Georgia juhid valisid vastupidise tee. Nad otsustasid, et pooleli oleva reaktori mahajätmine pärast miljardite kulutamist oleks veel hullem kui lisakulude kandmine selle lõpule viimiseks. See otsus oli hetk, mil Georgia tee eraldus Lõuna-Carolina omast. See erinevus on põhjus, miks ükski teine osariik pole suutnud teha seda, mida Georgia tegi. Panus Georgiale õnnestus, sest Georgia oli struktuurselt ainus osariik, kus see olekski saanud õnnestuda. Berkeley maakonnal oli üks eelis, millega ükski teine pakutud asukoht ei saanud võistelda. Load, veekasutusõigused ja tuumaenergiaalane asjatundlikkus. 1980-ndate ehitusest olid juba olemas. Kui Georgia laiendas Vogtli, ei tõstatatud vee küsimust enam kunagi. Litsentside pärast ei toimunud mingit võitlust. Igas teises osariigis oleks enne ehituse alustamist veedetud aastaid kohtus. Georgia saidmed kommunaalettevõtete ja valitsuse vahel on samuti tugevamad kui paljudes suuremates ja poliitiliselt lõhestunumates osariikides. Avalike teenuste komisjon valitakse kogu osariigis ning ajalooliselt on see toonud ametisse volinikke, kes on valmis toetama kommunaalettevõtete pikaajalist laienemist. Lisaks sellele toetas seadusandja projekti järjepidevalt maksureeglite, finantseerimisseaduste ja poliitikatega, mis võimaldasid kulusid tagasi saada juba ehituse käigus. Osariigid, kus regulatsioonisüsteemid on killustatumad, oleksid enne ehituse sellesse etappi jõudmist pidanud silmitsi seisma aastate pikkuse täiendava õigusliku ja poliitilise vastupanuga. Võrrelge seda Californiaga või New Yorgiga. Mõlemal on tuumaenergia ajalugu. Californias Diablo Canyon ja New Yorgis Indian Point, kuid tänapäeval iseloomustab mõlemad pigem surve sulgeda olemasolevaid jaamu, kui ehitada uusi. Kumbki osariik poleks saanud Vogtli võõrustada. Mõlemad karistavad kommunaalettevõtteid just sellise projekti ettepaneku eest, nagu Georgia ellu viis. Illinoisi olukord on keerulisem. Seal töötab riigi suurim tuumajaamade võrk, kus on 11 reaktorit, kuid kõik need ehitati enne, kui ehituskulud 1980-ndatel hüppeliselt kasvasid. Selle dereguleeritud turg muudab uue tuumaenergia peaaegu võimatuks. Energiaettevõtted ei saa garanteerida pikaajalist hinnataset, mis on vajalik suurte algkulude tagasiteenimiseks. See ongi lõks. Dereguleerimine premeerib seda, mis juba eksisteerib, kuid takistab uut arengut. Sellepärast ongi tuumaenergia laienemine koondunud reguleeritud kaguosariikidesse, mitte põhja suurtesse tuumaosariikidesse. Ainult Georgia osariigis oli tingimused, et üks projekt lõpuni viia. Ja see saab ainult suuremaks minna. 2025 aasta detsembris esitas Georgia Power $16 miljardi suuruse plaani, et ehitada 2031 aastaks piisavalt uut elektritootmist, et varustada korraga mitut miljonit kodu. Avaliku teenistuse komisjon veetis selle ettepaneku arutamiseks avalikel kuulamistel ligi 25 tundi. Seda plaani ajendas üks ainus kliendikategooria, mida 5 aastat tagasi veel märkimisväärses mahus ei eksisteerinud. 2025 aasta jaanuaris lubas Amazon investeerida veel $11 miljardit andmekeskuste rajamisse Georgias. See ei olnud tulevikuplaan, vaid juba kasutusele võetud kapital. Sama aasta alguses oli ettevõte ostnud osariigis suuri maatükke uute komplekside ehitamiseks. Ja ta ei ole ainus. Microsoft, Meta ja Google omavad kõik suuri keskusi Georgias, kus Atlanta piirkonna rajatised tarbivad rohkem elektrit kui keskmise suurusega tööstusrajatised. Piirkonnast on saanud hüperskaala klaster. Meta keskus Newtoni maakonnas teeb selle ulatuse nähtavaks.
Üks ülikooli linnak, mida juba laiendatakse, kasutab umbes 500 000 gallonit vett päevas, mis moodustab umbes 10% maakonna igapäevasest veetarbimisest ainult arvutuskoormuse toetamiseks. Ja isegi sellest ei piisa enam. Newtoni maakond vaatab nüüd läbi mitmeid uusi ettepanekuid, sealhulgas andmekeskusi, mis küsivad vett ja elektrit veelgi suuremas mahus. Kõik need projektid konkureerivad sama asja pärast. Elektri pärast, mida USA elektrivõrk vaevu suudab tagada. Avaliku teenistuse komisjoni 2025. Aasta detsembri otsus tegi selle laienemise reaalseks. Georgia Power võttis kohustuse rajada tohutu hulga uut elektritootmisvõimsust just tööstus- ja andmekeskuste kasvava nõudluse jaoks. Oluline on see, et ettevõte nõustus võtma suure osa finantsriskist enda kanda, kui mõned projektid ei peaks teoks saama. See kohustus muudab riskide arvestust iga ettevõtte jaoks, kes otsustab, kuhu järgmisena rajada. Energiaettevõtted ei riski miljarditega, kui nad pole kindlad, et nõudlus on tulemas, mis tähendab, et tehisintellekti ja andmekeskuste buum, mis suundub Georgiasse, on tõenäoliselt palju suurem, kui seni avalikult välja on öeldud. Atlanta linnal on juba praegu üks parimaid fiiberoptilisi ühendusi riigis tänu oma telekommunikatsiooni ajaloole. Linnast väljas olev maa on endiselt suhteliselt taskukohane. Kliima aitab vähendada jahutuskulusid, kuid suurim eelis on elekter. Georgia suudab pakkuda suuri koguseid usaldusväärset, alati kättesaadavat elektrit, mida toetab riigis suurim tuumaelektrijaam. Georgia töötab praegu välja suurte tarbijate tariife ja reegleid, mis määravad, kuidas andmekeskuste kliendid elektrit ostavad, võimaldades hüperskaleerijatel kasutada spetsiaalset puhast energiat koos võrguelektriga. See lahendus võimaldab sellistel ettevõtetel nagu Microsoft või Amazon otse ühendada end tuumaenergiaga, mille Georgia just valmis ehitas. Ja siin muutub ajastus veidi kummaliseks. Vogel. 4. plokk alustas kommertstööd 2024 aasta aprillis. Tehisintellekti arendamise kulutused jõudsid täpselt samal aastal kasvupiirini. 2 täiesti erinevat ajajoont. 15 aastat kestnud ehitusprojekt ja tehisintellekti arvutusvõimsuse pöörane kasv kohtusid samal ajal. Georgias valmisid 10. ainsad uued Ameerika reaktorid just siis, kui riigi suurimad ettevõtted avastasid, et nad ei saa mujalt usaldusväärset elektrit. Teised osariigid said liiga hilja aru, mis toimub. Virginia, Ameerika andmekeskuste ajalooline pealinn, jõudis oma elektrivõrgu piirini enne, kui sai lisada uut tootmisvõimsust. Texas, oma iseseisva elektrivõrguga, on muutunud maagaasil töötavate andmekeskuste magnetiks, kuid ei suuda pakkuda süsinikuvaba baasvõimsust. Arizonas on ruumi ja päikest, kuid puudub kindel baasvõimsus, mis seda öösel toetaks. Põhja-Virginias, maailma suurimas andmekeskuste keskuses, pidi PJM Interconnection peatama uute projektide ülevaatamise, et likvideerida mahajäämus. Selleks ajaks, kui tehnoloogiahiid lõpetab paberimajanduse uue kampuse võrku ühendamiseks, on konkurent teises osariigis juba 3 tükki valmis ehitanud ja tööle pannud. Georgia eelis on ajaliselt piiratud, kuid praegu on seal üks väheseid täielikult toimivaid suuremahulisi puhta baasenergiasüsteeme Ameerika Ühendriikides. Ja konkurents ei tule ainult teistest osariikidest. Iga kuu, mil riik ei lisa uut kindlat baasenergiat, ehitatakse hüperskaala tehisintellekti keskused kas kusagil mujal, üha enam välismaal või ei ehitata neid üldse. Mõlemad tulemused annavad tehisintellekti majanduses sellele, kes suudab energiat pakkuda. Praegu on nendeks Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja teatud Hiina provintsid. Araabia Ühendemiraatides kiirendatakse selliseid partnerlusi nagu G42 ja Microsoft, sest riigiga seotud kommunaalettevõtted eraldavad elektri kohe alguses. Andmekeskuste jaoks on maa juba eraldatud. Kinnitused liiguvad läbi ühtse koordineeritud süsteemi ning arvutusvõimsuse nõudlus on sageli kindlustatud juba enne ehituse algust. See kõrvaldab tavapärased viivitused, mis aeglustavad hüperskaala rajatiste ehitamist mujal. Iga gigavatt, mille Georgia tarnib, on gigavatt, mida need riigid ei saa müüa Ameerika tehnoloogiaettevõtetele, kes otsivad endale asukohta. Osaarik, mis elas läbi rahalise piina, kontrollib nüüd ainsat toodet, mida kogu tehisintellekti majandus meeleheitlikult osta tahab. Ja nüüd jälgib iga energiaettevõtte riigis, mis Vogelis edasi saab, mitte seda, mis juhtus ehituse ajal. See lugu on läbi. Vaid seda, mis juhtub töö käigus. Kui plokid töötavad järgmise 10 jooksul üle 90% võimsusega ja hoolduskulud on tavapärased, saab AP1000 disainis tõestus, mis käivitab Ameerikas taas suuremahulise tuumaehituse. Kui töökindlus langeb, kütusekulud tõusevad või ilmnevad suured remondivajadused, muutub uute rajatiste vastu olemine lõplikult tugevamaks. Siiani on tõendid üsna tugevad.
Energeetikaministeeriumi laenuprogrammide büroo andmetel oli 4. ploki ehitusfaas tegelikult 30% odavam kui 3. ploki oma, kuigi need ehitati kõrvuti. See näitab, et õppimine toimus reaalajas. Sama tööjõud, kellel kulus esimese ploki ehitamiseks 15 aastat, suutis teise puhul oluliselt aega ja kulusid kokku hoida. PricewaterhouseCoopers prognoosis, et 10 uuest AP1100 reaktorist koosnev park võiks anda USA majandusele ligi $93 miljardit tulu. See toetaks ka 10 000 töökohti enam kui 10-aastase ehitusperioodi jooksul. Ja suurim muutus ei oleks ainult majanduslik, vaid puudutaks ka kulusid. Kui tööstus hakkab reaktoreid korduvalt ehitama, võivad ehituskulud võrreldes Vogtliga langeda umbes 1/3 võrra. Kas see tulemus ka tegelikult teoks saab, ongi USA tuumaenergia laiendamise keskne küsimus. Kui järgmise AP1000 reaktori maksumus jääb märkimisväärselt alla Vogtli kulubaasi, muutub tuumaenergia suures mahus gaasiga konkurentsivõimeliseks. Kui see nii ei lähe, saab Vogtlist pigem lagi kui hüppelaud. Mõlema tulemuse jaoks on olemas pretsedent. Riigid, kes ehitasid pidevalt, suutsid kulusid märkimisväärselt vähendada. Riikides, kus tehti pause, püsis kulude kasv. Võtmeteguriks on kordus, mitte ainult disain. Ja rohkemate tuumareaktorite idee ei ole enam teooria. Westinghouse on teatanud plaanidest paigaldada Ameerika Ühendriikides mitu AP1000 reaktorit, mille ehituse eesmärk on seatud aastaks 2030. Uus AP1000 projekt on juba välja pakutud Lõuna-Carolinas, samas piirkonnas, mis varem selle tehnoloogia hülgas. Teised osariigid liiguvad samuti erinevate tuumaenergia lahenduste suunas. Väikeste moodulreaktorite, täiustatud kiirreaktorite ning suletud jaamade taaskäivitamise programmide poole. Georgia edu räägitakse sageli kui ühe osariigi poliitilise tahtelugu. Finantsreaalsus on aga palju keerulisem. Projekt jäi Westinghouse'i pankrotist hoolimata ellu osaliselt tänu sellele, et Energeetikaministeerium andis 2014 aastal $8,3 miljardit suuruse föderaalse laenugarantii. Suurim tuumaenergia laenugarantii Energeetikaministeeriumi ajaloos. Selleks ajaks, kui projekt lõpetati, oli föderaalne krediidirisk kasvanud umbes $12 miljardini, kuna projekti maht laienes. Ilma selleta oleks rahastamine lagunenud, sõltumata sellest, mida Georgia poliitikud otsustasid. Washington pani panuse sellele, et Georgia viib asja lõpule. Georgia hoolitses selle eest, et Washington ei kaotaks. Nüüd on küsimus selles, kas järgmise 10 AP1000 reaktori rahastamine saab toimuda samamoodi või kas föderaalne laenuprogramm suudab piisavalt kiiresti laieneda, et vastata sellele ehitusmahule, mida tööstuselt oodatakse. Üksikute tuumaehitusprojektide asemel on strateegiaks nüüd standardiseerimine ja kordamine. Föderaalne eesmärk on nüüdseks umbes 4-kordistada tuumaenergia võimsust sajandi keskpaigaks. Seda mastaapi ei ole võimalik saavutada eritellimusel ehitustega. See sõltub standardiseeritud lahenduste korduvast kasutuselevõtust. Vogtle on esimene selle tõestus, mis on lõpule viidud. Georgia kulutas $36,8 miljardit ja 2 aastakümmet poliitilist kapitali, et vastata ühele küsimusele. Kas Ameerika suudab endiselt tuumajaamu ehitada? Pärast pankrotte, kohtuasju, regulatiivseid sõdu, klientide mässu ja tööjõudu, mis tuli nullist uuesti üles ehitada, on vastus jah. Kallilt, vaevu ja ainult seetõttu, et üks osariik oli struktuurselt üles ehitatud nii, et suutis taluda kahju, mis oleks projekti mujal lõpetanud. Raskem küsimus on see, mis saab edasi. Cass Vogtle tähistab uut alguspunkti, mis korduste kaudu tulevasi kulusi vähendab, või struktuurset ülempiiri, mis määrab, kui kalliks tuumaehitus on muutunud. Reaktorid töötavad, oskused on taastatud, referentsjaam on litsentseeritud. Iga suurem elektriturg Ameerika Ühendriikides testib nüüd oma versiooni samast küsimusest, millele Georgia juba maksis vastuse leidmise eest. Tööstusliku energia järgmine etapp otsustatakse juba reaalajas. Osariik, mis kandis kõik projekti kulud, on nüüd ainus osariik, mis on valmis saama kõik need eelised, mille eest tehisintellekti majandus on valmis maksma. See lõpetas ainsa suuremahulise töötava näite, mis Ameerika Ühendriikidel praegu on. Kuidas üldse tuumavõimekust taastada? Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja pange teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral saates Kaardipakk.